Aga me vaatasime eelmine nädal, kuidas Johannes, jünger Johannes, tahtis, et meie teaksime, et meil on pääste, et ta julgustaks meid meie päästes. Et see, mida me elame, kannatame, kuidas me armastame, kuidas me mõtleme, kuidas me isegi patustame ja parandame meelt, et see kõik pööraks meie silmad tagasi sellele, et Isand on meid päästnud. Et ta ei ole meid jätnud unarusse, ta ei ole jätnud meid auku, vaid ta on andestav ja hea. Ja me vaatasime, kuidas meil on osadus teiste kristlastega, meil on osadus Isandaga, meil on andestus oma pattudest ja seda väga lahkelt. Ja me oleme näinud seda nüüd, et mis me nüüd hakkame nägema, et kui meil on see suur armastus valatud meie peale, kuidas me nüüd peaksime elama, kuna meil on nüüd pattude andestus, põrgus päästetud, surmast lunastatud, endast vabastatud, sa oled nüüd vaba Kristuses, kuidas sa peaksid nüüd elama. Ja sellepärast me vaatame 1. Johannese 2. peatükki. Ja seal salm 1 kuni umbes 11 ta alustab, aga ma tahan, et me vaatame ainult 1 kuni 2 hetkel. 1. Johannese 2, 1 kuni 2. Mu lapsed, seda ma kirjutan teile, et ei teeks pattu. Aga kui keegi pattustab, siis on meil eestkostja Isa juures Jeesus Kristus, kes on õige. Ning tema on lepitusohver meie pattude eest, kuid mitte üksnes meie, vaid ka terve maailma pattude eest. Täna me eesmärk on vaadata, kuidas tõeline andestus tekitab vilju meie sees, mis tähendab, et me tõeliselt armastame. See on meie eesmärk. Tõeline armastus paneb meid tõeliselt armastama ja armastuse vili on tegu. See on tõsi abielus kui ka koguduses, et armastuse vili on ikka tegu. Ja siin ta ütleb, mu lapsed, Johannes esimene kord, kui ta kirjutab oma lastest, ehk teie, mu lapsed, sest ta väga armastab neid, kellele ta kirjutab. Ma kirjutan teile, et te ei teeks pattu. Ma kirjutan teile seda ma kirjutan, mida ta kirjutab. Me vaatasime eelmine nädal, kui ta räägib radikaalsest, imelisest andestusest ja nüüd ta kirjutas seda, et me ei teeks pattu. Kuidas või miks? Ma tahan, et sa kujutad ette, et sa oled kriminaal või vähemalt kujutad ette, et ta on kriminaal, kurjategija. Ja ta töötab kaevanduses, kuskil mäe all, jälle süsi, mingi must räpane. Ja seal ta teeb tööd, sest ta on teinud kurja, ta on teinud pattu kuninga, riigi, kõige vastu. Ja tuleb see hetk, et ta saaks vabaks. Ta läheb välja, hingab seda mõnusat puhast õhku ja naudib elu. Nüüd tuleb hetk mõni päev hiljem, kas sa arvad, et nüüd ta läheb tagasi sinna kaevandusse, tagasi auku, söe juurde, jälle töötama seal, kui ta on nüüd vabaks saadud, lastud. Ma arvan, et mitte. Mees, kes on seal kõvasti töö teinud, kõvasti pingunud, kõvasti valut tundnud, ilmselt ei lähe tagasi, kui seal on valu, kurbust ja piin seal olnud. Ja Johannese mõte siin on see, et kui sinul on andestus olnud Jeesuses, siis sina ei peaks minema tagasi sinna pattumõlka, kus sa olid kunagi. Sest sa oled kogenud, et Jumal armastab sind, Jumal peseb sind. Johannese 8, jälle Johannes kirjutab seda, sama jünger, kes kirjutab seda kirja, Johannese 8, Jeesus ütleb niimoodi, salmil 31-36. Siis ütles Jeesus juutidele, kes temasse uskusid. Kui te jääte minu sõnasse, siis te tõesti minu jüngrid olete ning tunnete tõde ja tõde vabastab teid. Nad vastasid talle, me oleme Abrahami järglased, ega ole iial kedagi orjanud. Kuidas sina siis ütled, te saate vabaks? Ja Jeesus vastas juutidele, tõesti, ma ütlen teile, igaüks, kes teeb pattu, on pattu ori. Ori ei jää majja alatiseks, poeg jääb alatiseks. Kui nüüd poeg teid vabastab, siis te olete tõepoolest vabad. Kui me räägime kristlase elus, me räägime kas ori olemisest või mitte. Kui sina jääd pattu, siis oled pattu ori, mitte Isand ori. Sest Jeesus vabastab. Meil on loomulikult küsimus, sest kas see tähendab, et me oleme siis täiesti pattuta, on ju ilma pattuda, juba kustutatud ja nüüd ma elan pattuta, ma olen täiuslik. Või millest me räägime? Ma tahan, et me vaatame midagi, mis ma arvan väga aitab, on nüüd 1. Peetruse 2. 1. Peetruse kiri, ka üks jünger,
salm 22-25. Peetrus ütleb, Jeesus ei teinud pattu ega leidnud pettus tema suust. Jeesus ei sõimanud vastu, kui teda sõimati, ta kannatas ega ähvardanud, vaid Jeesus jättis kõik selle hoolde, Jumala hoolde, kes mõistab kohut õiglaselt. Jeesus kandis ise meie patud oma ihus üles ristipuule, et meie, olles surnud pattude, elaksime õigusele. Tema vermete varal te olete saanud terveks. Te olite ju nagu lambad ekslemas. Kui nüüd te olete pöördunud oma hingede karjase ja ülevaataja poole. Peetrus ütleb, kui sa oled kristlane, kui sul on andestus, siis sa elad õiglase elu. Sa elad niimoodi, nagu siin päästati. Küsimus, mis on patt? Patt kreeka keeles on nagu mööda vibu laskmine. Seal on see siht ja sa lased sealt viltu mööda sellest. See on see mõte. Jumalal on standard, Jumalal on au, Jumalal on hea sõna, tal on seadus ja me eksime selle vastu. Ja me kõik oleme eksinud valetamisest, hooramisest, himustamisest, kõiges, mis me teeme, mis on Jumala standardi seaduse vastu. Isegi meie mõtted, isegi meie südametunnistus noomib meid tihti. Me kõik oleme eksinud Jumala vastu. Ja mida Jumal teeb süüga või sellise süüdiga? Kas ta on hullem kui maapealne kohtunik? Maapealne kohtunik ütleks, sa varastasid, sa tapsid 5 aastat vanglas. Või võib-olla Eestis on veel vähem nüüd, 1,5. Mis Jumal teeb? Ta on veel parem, sest tema ainult ei vaata tegu, vaid ta vaatab südant, ta vaatab mõtteid, ta vaatab motivatsiooni, ta vaatab motiivi, ta vaatab kõike läbi. Jumal on täiuslik kohtunik ja ta vaatab kõigest läbi. Ja ilmutuse raamat 21.8 ütleb, aga argade, uskmatude, jäledate, mõrtsukate ja hoorjate ja nõidede ja ebajumala teenijate ja kõigi valetaja osa on tule ja väävliga põlvas järves ehk põrgu. See on teine surm. See on Jumala õiglus. See on õiglane. Kui meie kõik läheksime põrgusse, see oleks õiglane. Meie väärime seda oma pattu pärast. See oleks õiglane karistus. Aga mis on see imeline lootus? 2 Korintlaste 5. Minu meelest see on 21 ütleb, Jumal on teinud pattuks meie asemel selle Jeesuse, kes pattust midagi ei teadnud, et meie saaksime Jumala õiguseks tema sees. Mis Jeesusega juhtus risti peal? Jeesus elas täiusliku elu. 30 aastat, 33 ligi kaudu, 30 aastat, perfektset elu, ilma pattuta, ilma himustamiseta, ilma kiusatustele allumiseta. Jeesus elas täiuslikult, perfektselt, igas asjas, igas mõttes, igas teos, Jeesus elas täiuslikult. Jeesus olles meis Jumal, me rääkisime selle kas eelmine nädal või mitu korda tagasi, et Jeesus olles täiesti Jumal, täiesti inimene, elas täielikult siin maa peal. Ja risti peal läks vabatahtlikult, ta ütles, ma annan oma hinge või ma annan oma elu luna hinnaks paljude eest. Jeesus läks vabatahtlikult, Jeesus läks surema, kes midagi pattust ei teadnud, ta ei kogenud seda, et meie saaksime Jumala õiguseks tema sees. Jeesus risti peal võttis meie karistust, meie peal viha, mis puhkas meie peale, meie pattu, meie süü enda peale ja selle vastu ta andis meile oma õiguse, et meie saaksime õigeks Jumala silmis. Aga nüüd meil on huvitav küsimus. Kui Johannes siin ütleb niimoodi, mul lapsed, vaatame 1. salmi nüüd jälle Johannese kirja, mul lapsed, seda ma kirjutan teile, et ei teeks pattu. Aga kui keegi pattustab, siis meil on ees koos ja isa juures Jeesus Kristus, kes on õige. Esiteks, mitte kristlastel on see lootus, et Jeesusest nad leiaksid andestust. Aga kristlastel on nii, et mis siis, kui ma veel eksin? Mis saab, kui ma veel eksin? Eelmine nädal me vaatasime, et me eksimegi, me tunnistame üles, nagu see hull mees laeva peale, et mina eksin, see on minu osa. See oli Spurgeoni lugu, kuidas üks mees laeva peal oli ainuke, kes tunnistas, et ta on süüdi seal kriminaalide hulgas ja teda vabastati. Meie tunnistame samamoodi ja läbi selle me saame andestuse. Aga mis siis, kui ma veel langen? Mis siis, kui ma veel komistan? Mis siis, kui ma veel teen pattu? Siis Johannes ütleb, kui me veel aga patustame, siis meil on eest koos ja isa juures Jeesus Kristus, kes on õige. Eest koos ja siin tähendab nagu advokaat. Mõtle nüüd kohtu peale. Sa lähed kohtumaja, sa istud seal ja kohtunik istub ka, ta on väga pahane.
ja tuleb sinu advokaat, sinu kaitse tuleb sisse, ütleb. Ma olen siin, et kaitsta seda kriminaali. Ja kohtunik ütleb, vot, mul on siin nimekiri, kõik, mis ta on valesti teinud. Ja siis eeskostja ütleb, mul on see sama asi. Ja mul on midagi öelda. Ma olen õige, ma olen alati järginud seadust. Ma olen teinud kõik, mis on hea sinu silmist. Ja mina kaitsen seda inimest. Mina kaitsen teda. Jah, ta on süüdi. Jah, tal on selline nimekiri asju, mis ta on valesti teinud. Aga mina õigena siin kaitsen teda. Ja veel rohkem. Ma teen midagi veel paremat. Vaata Salm 2. Ning Jeesus on lepitusohver meie pattude eest. Mis tähendab seda? Jeesus on lepitusohver. Mis on lepitusohver? See tähendab see, et Jeesus läheb sinna kohtumajja, võtab seda pikk nimekirja kaasa ja ütleb, kõik see ma ise maksan kinni. Vaata mu haavad, mis veel veritsevad. Mina maksan, mina kannan seda tema eest. Mina olen õige, sa võid mind usaldada. Ja isa vaatab teda, loomulikult on õige. Ta on täitnud igat seadust, ta on elanud perfektselt, ta on elanud täpselt nii, nagu Adam pidi ja meie peaksime. Ja ta on õige, õiglane. Ja tema seal Jumala ees ütleb, nüüd andesta. Mul on meeldib inglise keeles üks vana hümn, mis ütleb, tema 5 haava seest tuleb see veri ja see veri hüüab. Armu. Ja enam-vähem Jeesus läheb sinna ette oma vermetega, nagu Peetrus ütleb, ja ütleb arm, halastus. Isa, anna andeks minu eest, ma olen õige, ma olen lepitusohver, ma kannan seda tema eest. Ja isa vaatab ja ta leiab, ta on rahuldatud, õiglus on peetud, karistus on kantud, sest Jeesus võttis meie karistust. Miks ma niimoodi ütlen? Lepitusohver, see sõna siin kannab 2 mõtet. Üks on kustutamine. Kui meil oleks siin kriiditahvel, kunagi ma olin õpetaja, mul oli kriiditahvel ja mul oli lapp. Märg lapp, niiske lapp. Siin on kõik soditud, kõik lapsed joonistasid vahetunnis. Ja mis ma õpetajana tegin? Ma läksin siia ette, ma võtsin lappi ja ma pühkisin puhtaks. On ju, tühi tahvel, ilus, tühi tahvel. Ja niimoodi on Jeesusega. Ta võtab justkui lappi, tühi tahvel. Ma ei kanna enam oma pattu. Kõik on ilus, kõik on hea. Ma nüüd olen õiglane, täiuslik. Aga üks veel asi, mis see lappiga juhtub. Oled sa kunagi vaatanud, kui sa lappiga võtad seda kriidi või mis iganes maha? Sa vaatad seda, see on kaetud selle tolmuga. See on kaetud. Mis tähendab seda, et sisuliselt see lapp on imelilus pilt sellest, kuidas see puhastab ja võtab seda mustust enda peale. Ja samamoodi Jeesus ainult ei puhastanud meid, vaid ta võttis seda viha, seda raev, seda vaen kõik enda peale, mis tähendab 2 asja. Jeesus kustutas meie pattude hulka. Kolosslaste kirja ütleb, et Jeesus võttis see kogu nimekirja ja naelutas seda risti külge suhteliselt endaga selle risti peal. Aga teine asi, ta võttis kogu seda süü, see viha, see raev meie vastu, ta võttis seda täiesti ära. Mitte ainult ei võtnud meie pattu ära, aga ta kandis ise oma ihus meie karistus. Ja ta on õiglane. Ta karistus langes tema peale, mis meie vääriksime. See on ebaaus mõnes mõttes, aga see on täiesti aus, sest tema vabatahtlikult tegi seda. Tema tahtis seda teha. Kõik argumendid on täielikult. Tema läheb sinna sisse, nagu Psalm 2 ütleb, et õnnis on see, kes leiab varjupaika poja juures. Ja me oleme need, kes oleme leidnud Jeesuses varjupaika. Me oleme kohtumaja ees, kohtunik ütleb süüdi, Jeesus ütleb, ma maksan ja me langeme Jeesuse jalgade ette ja me ütleme, palun aita. Ja ta ütleb, juba kinni makstud, ma aitan, ära muretse, tõuse püsti. Sellepäraski Johannes ütleb, aga kui me patustame ja sina kristlane tunned, et minu süü on liiga suur, mu koorem on liiga suur, siis sul on advokaat, sul on eestkostja, Jeesus Kristus, õige, kes ütleb, tule, ma kaitsen sind. Tule, ma kattan seda. Tule, ära häbene, ma aitan, ma tulin selleks, et sind aidata. Aga nüüd meil on väga huvitav asi, sest Johannes ütleb edasi. Ta ütleb, Jeesus Kristus on õige ning on tema lepitusohver meie pattude eest. Me teame, et meil on andestus, kuid mitte üksnes meie, vaid ka terve maailma pattude eest. Mis lause? Terve maailma pattude eest. Ta rõhutab seda. Ta ütleb, holuu, kosmuu, kogu maailma, terve maailma.
miks ta ütleb sellist lauset nagu terve maailm? Sest ma lihtsalt ütlen õiglaselt, meil on probleem. Kui Jeesus oleks aktiivselt lepitusohvriks tulnud terve maailma igaühe eest, siis see tähendab see, et ta on juba kustutamas, sest ta on see lepitusohver juba, ta on juba kustutanud ja võtnud enda peale seda süü. See on see sõna, mis siin on kasutatud, see on täielik kinnimaksmud, see on täielik kinniostmine. Jeesus on siis kogu maailma iga inimese eest täielik kinni makstud. Kas see vastab tõele, et Jeesus on täielikult kinni maksnud iga patu eest, igal ühel, igavesti? Sest siis me oleksime universalistid, mis tähendab see, et teeme mis iganes, mis me tahame, sest Jeesus nagunii ostis meid kõik. Seda meest, seda naist, mind, sind, mis seal vahet on, olgu moslem või mis iganes. Jeesus on kogu maailma eest lepitusohver juba. Sest siin ta ei anna mitte ühtegi tingimust. Vaata seda teksti, ta ei ütle need, kes usuvad, ta ei ütle need, kes pöörduvad, ta ütleb, Jeesus on lepitusohver meie pattude eest, aga mitte ainult meie, vaid terve maailma pattude eest. Mitte oleks, mitte võib-olla, vaid Jeesus ongi nüüd lepitusohver terve maailma eest. Kristlane, mis sa teed selle tekstiga? Kas Jeesus ongi päriselt lepitusohver iga ühe eest täna? Kas ta on kinni maksnud iga patu eest täna? Iga ühe. Sest me ütleksime, et kuidas see saab? Kuidas see saab? Kinni makstud, viha võtnud enda peale. See tähendaks kõik valitsajad, kõik sõbrad, kõik koolikaaslased. Me nõustume, et siin on mingi piirang. Mis see piirang on? Sest Jeesus ei ole lepitusohver aktiivselt iga ühe eest. Me teame seda, sest kõik ei saa taevasse. Jeesuse jüngrid küsivad, Jeesus, kas paljud saavad taevasse? Ja Jeesus vastab, ei vähesed. Palju on kutsutud, vähesed on valitud. Mis see siis tähendab meie jaoks? Me teame, ja siin toas me kõik nõustume selle väitega, et igaüks, kes usub Jeesusse, on see, kes on kinni kaetud. Me teame, sest Piibel kinnitab seda. Igaüks, kes pöördub ja usub, tal on see kinni katmine. Aga mis veel me saame seda näha sellest? Vaatame Roomlaste 8, 29 kuni 30. Paulus tõi väga suure argumenti siin, see on eriti suur, nii et me iski ei jõua väga puudutada seda, aga ma mõtlesin, kui ma ei räägi sellest, siis on päris kehv ka. Sest mis me teeme sellega kogu maailma eest? Roomlaste 8, 29. Siin ta ehitab oma argumenti, aga ta ütleb, sest need, keda ta on ette ära tundnud, need on ka ette määranud saama tema poja näo sarnaseks, et tema oleks esmasünninud paljude vendade seast. Aga keda ta on ette määranud, need on ta ka kutsunud, ja keda ta on kutsunud, need on ta ka õigeks teinud. Aga keda ta on õigeks teinud, need on ta ka kirgastanud. Ta räägib, mõni ütleb siin päästeahelast. Paulus ütleb, need, kes tulevad päästele, on õigeks mõistetud ja need, kes on õigeks mõistetud, on kirgastatud, mis tähendab seda, et kui sa täna oled Kristuses, sina ootad veel seda, et sa oled kirgastatud. Sa ootad seda, kui sa oled nagu Jeesus taevas. Aga vaata, Paulus siin, tema argument on see, et Jumal teadis ette, ta ette tundis ära, ta ette määras, et keegi saaks ta poja sarnaseks. Ta ainult ei määranud, vaid ta kutsus ja ta meid ainult ei kutsus, vaid tegi õigesti, mitte ainult teinud õigeks, vaid kirgastas. Ja nüüd meil on sama probleem, kas igaüks, kes on kutsutud, on õigeks mõistud ja kas igaüks, kes on kutsutud, on kirgastatud lõpuks. Sest Jesaja ütleb, see kogu sõnum läks terve maailma. Ja kes on uskunud Jumala kuulutust? Tõeline debatt, kas pole? Mis me teeme sellega? Siin on minu üks vastus ja see on Jeesuse sõnad. Jeesus ütleb Johannese 6. peatükis. Jälle Johannes, nagu meil siin on. Inimesed pahandavad Jeesuse peale. Kui sa mäletad, Jeesus ütleb väga suuri asju. Ta ütleb tõeline leib, tõeline kõik. Ja nad peavad uskuma temasse. Ja mis ta ütleb? Vaatame siis Johannese 6. Ja siis nad pahandavad, sest 41, siis nurised juudid Jeesuse üle, et ta ütles, mina olen taevast alla tulnud leib. Neile ei meeldinud see, et Jeesus ütles suuri asju enda kohta. 42 ja nad laususid, eks see ole Jeesus, Joosepi poeg, kelle isa ja ema me tunneme. Kuidas ta siis nüüd ütleb, et ta on alla tulnud taevast? Ja Jeesus vastas neile, ärge nurisege enda misi. Ükski ei saa tulla minu juurde, kui teda ei tõmba isa.
kes on minul läkitanud ja mina äratan ta üles viimsel päeval. Keda äratatakse viimsel päeval? Kas igaühte? Jah, aga ta ei räägi igaühest siin, ta räägib elust. Ta räägib igavese elu äratamine. Keda ta äratab? Neid, keda isa tõmbab. Mõnele meeldib see mõte, et siin on see sõna meelitamine, et isa meelitab, et tule. Sõna siin kahjuks on mitte meelitamine, vaid tõmbamine. Samas sõna, kui sa lähed kaevu juurde, võtad vett. See on see sõna, mis ta kasutab siin. Sa paned kaevu sisse seda ämbrit ja sa tõmbad seda välja. Sa ei meelita seda välja, sa ei palu, et see tuleb välja, sa tõmbad seda vett välja. Vahet ei ole, kas ta tahab või mitte. Ja samal ajal, kui sa tõmbad seda, sa võitled vastu ja vesi pritseb. Kui isa ei tõmba välja, siis keegi ei tule, ütleb Jeesus. Mis tähendab seda lihtsalt. Kui ta ütleb, et kogu maailma pattude ees, me peame seda lahendama kahte pidi. Kas see tähendab see, et Jeesus on võimalik lepitusohver kõikide eest või Jeesus on tõeline pattude ohver igaühe eest maailmas, kes pääseb? See on tõeline debatt ja ma arvan, et siin kogudes meil on juba mitu arvamust. Aga siin ma ütlen niimoodi, kui see oleks ainult võimalik, siis Pauluse sõna või Johannese sõnad oleks ekslikud, sest ta ütleb, et Jeesus ongi lepitusohver kinni maksmine nüüd kogu maailma eest. Mitte võimalik, mitte võib-olla, vaid nüüd. Ja kui sa usud, et see sõna siin tähendab, et võimalik, siis sina võiksid uskuda samamoodi, et kõik on juba päästetud, sest see on see sõna, mis ta kasutab siin. Täna on kogu maailm päästetud. Johannes, kas sa mõtled terve maailm on päästud või ainult maailma äärteni on kõik päästetud, ehk need, kes on Jeesuses? Mingi piirang peab olema ja ma ütleks niimoodi, et kõige lihtsam minu silmis, kõige lihtsam lahendus on see, et need, kes isa tõmbab, kogu maailma äärtest on need, kes tulevad, on need, kes on lepitusohvri maitsnud ja kogenud. Et olla päästetud, me vajame päästjat, ja Jeesus päästja ütleb, et isa peab tõmbama. Aga mida Jeesus tegi? Jeesus suri risti peal, Jeesus maksis kinni, ta ongi see lepitusohver nüüd. Ta on ainuke õige inimene terves inimajaloos. Ei ole ühtegi teist, on toredad inimesed olnud, aga mitte nii nagu Jeesus. Ja kui me pöördume, kui me jätame pattu maha ja usume Jeesusesse, siis see on meie oma. Ja mulle väga meeldib, mis Spurgeon ütleb selle kohta, sest paljud ütlevad, kui isa peab tõmbama, siis miks üldse kutsuda kedagi? See on sellepärast, et Jeesus käsib seda, me armastame teisi inimesi ja me ei tea. Evangeelium on Jumala vägi päästaks igaühele, kes usub. Ja Spurgeon ütles selle kohta, et ma ei pea lepitama sõpru, nii et see kutse, et igaüks, kes usub, võib pääseda, või te saate aru, mis ma mõtlen. Et Spurgeon ütles, ma ei pea sõpru lepitama. Üks sõber on see, et igaüks, kes usub, tuleb ja võib päästetud saada ja Jumal peab tõmbama. Need kaks on sõbrad ja me ei pea neid lepitama. See sama lubadus kehtib, et Jumal tõmbab ja meie kutsume. Aga mis see tähendab, et keegi usub Jeesusesse? Roomlaste 10, 9 ja 10 ütleb niimoodi. Kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on isand ja oma südames usud, et Jumal on ta üles äratanud surnuist, siis siin päästetakse, mis tähendab seda, et kui sina täna suuga tunnistad, et Jeesus on isand, mitte nagu teemonid, sest teemonid ütlevad ka, et Jeesus on justkui Jumal ja isand, nad usuvad ja värisevad, vaid sa südames, sest ta ütleb seda edasi, 10, sest südamega usutakse õiguseks, suuga aga tunnistatakse päästeks. Kui sa tunnistad siiralt, et Jeesus on isand, oma südames usud, et Jumal on ta üles äratanud surnuist, siis siin päästetakse. Kuidas inimene pääseb, ta siiralt langeb advokaadi jalgade ette, ütleb, ma usun, et sina võid mind päästa. Ma tunnistan, et sina oled päästja, sa oled Jeesus, sina oled isand, sina oled ainuke lootus ja lohutus. Üks väga pilt, mis mulle väga meeldib, kui ma ise evangeliseerin, on, mis on usk või usaldus, on inimene, kes hüppab lennukist välja. Mõtle, lennukis on avarii, see on kellegi muu näide loomulikult, aga see pilt on väga hea. Lennukis on avarii, sa pead välja hüppama. Mis sa teed? Lange vari. Hüppad välja. Ja mis sa nüüd teed? Lendad, oma kätega on ju. Ei, see üksnes ainult usaldad, et see langevari võib mind päästa. Sa tõmbad nööri, tead, et see on see ainuke lootus minu jaoks täna. Ja sa usaldad, et see päästab mind. Sa ei hakka ennast päästma, sa ei hakka enda peale lootma, vaid üksnes selle langevarja peale. Ja usk on umbes niimoodi. Ma usaldan, ma usun, et Jeesus üksnes võib mind päästa.
Ja mis imeline rõõm, rahu on kõik selles. Kõik on pestud vabaks, kõik on tühi tahvel, kogu viha, kogu vaen, kogu raev, kõik mu süü on ära. Kas sul on see vabadus täna, kristlane, sõber? Kas sul on täna see vabadus? Ta keksleb, nagu tal oleks see vabadus. Kas sul on täna see vabadus? Sest kui sul ei ole, täna on avatud need uksed. Iisa pidi tõmbama. Täna on avatud neid pärli uksed. Ja ainult siis läbi Jeesuse sa saad pääsetud. Küsimus, kui sa näed pargis ühte looma, see natuke kõnnib nagu part, see prääksatab nagu part, see näeb välja nagu part. Kas see on karu? Ei, see on part. Ja miks ma tahan seda välja tuua, on täpselt see. Sest Johannes siin ütleb, kui sa oled maitsnud seda andestust, et Jumal armastab sind, Jumal tahab sind päästa, Jumal on päästnud sind, sa tead, et Jeesus on su vahemees, Jeesus on su hea hind, mis on makstud, siis see väljendub kahte pidi. Ja nüüd me vaatame neid kahte vilja. Vaatame nüüd salmid 3-6. See on see üks vili, esimene vili. Kui sul on tõeline andestus, tõeline suhe isandaga, siis sul on üks tõeline vili ka ja teine, mis on tulemas. Esimene vili, armastus Jumala vastu. Ehk andestuse vili on suur armastus Jumala vastu, mis väljendub tegudes. Mis ta ütleb meile? Ja sellest me tunneme ära, et me oleme teda mõistnud, et me saame aru, kes ta on. Kui me peame Jumala käske, kes ütleb, mina tunnen teda, aga ei pea tema käske, see on valetaja, temas ei ole tõde. Kui kes peab tema sõna, selles on tõesti Jumala armastus saanud täiuslikuks. Selles me tunneme ära, et me oleme temas. Kes ütleb enne see püsivad temas, see on ka ise kohustatud käima nõnda, nagu tema on käinud. Mäleta, ta alustab sellega, et meil on eeskostja. Nii et see ei tähenda nüüd ela perfektselt, kuigi see on meie soov, on ju. Meie siiras soov on elada niimoodi nagu Jeesus. Teades, et me ikka eksime ja Jeesus on meie eeskostja. Aga siin ta ütleb, et see esimene tõde, kui sul on tõeline andestus, on see, et sa armastad Jumalat, see väljendub ennast tegudes. Kui sa ütled, et sa tunnen teda, aga sa ei pea tema käske, siis sa oled valetaja ja sinus ei ole tõde. Sa võid öelda, et sa oled part, aga ma näen, et sa oled karvane ja sa kõnnid 4 käppa peal. Sa võid öelda, et sa oled part, aga sa hoopis oled siin istumes juuksepätsin ees ja riided seljas. Part on part. Ja kui me vaatame pardi elu, me näeme, mis on part. Ma viskan leiba ja ta sööb seda. Jõest. Sina ju inimesena ei tee seda. Mina ei tee seda. Karu ei tee seda. Sa näed välja, mis on part, sest ta on part. Ja siin ta argument on see, kui sa ütled, et sa oled tõesti mõistnud, kes on isand, tõesti mõistnud, mis on andestus, siis sa peaksid käima niimoodi, nagu Jumal tahab. Ehk armastades Jumalat. Miks ma ütlen armastades Jumalat, on täpselt siin, et kui me peame tema käske, kes ütleb, ma tunnen teda, aga ei pea ta käske on valetaja ja temas ei ole tõde. Sa isegi ei armasta, sa ei tea, mis on tõde, sa valetad. 5. Kui kes peab tema sõna, selles on tõesti Jumala armastus saanud täiuslikuks. See on väga imelik, kes peab tema sõna selles, et ta peab ta sõna, on Jumala armastus saanud täiuslikuks. Mis natukene viitab selle, et Jumal on see, kes ka tegutseb selle inimese sees. Jumala armastus paneb mind tegutsema. Jumala armastus paneb mind elama niimoodi. Selles me tunneme ära, et me oleme temas, sest me elame niimoodi, me teeme tema sõna. 6. Kes ütleb enne see püsivad temas isandas, see on ka ise kohustatud käima nõnda, nagu tema on käinud. Mis tähendab seda? Vaata Jeesust korraks. Jeesus elab perfektselt alati. Jeesus ei eksi kunagi. Jeesus täidab igat seadust. Jeesus ütleb, et ta on täitnud kogu seadust. Nüüd, kui sina ütled, et sa oled Jeesuse järgija, sinu eesmärk on elada nii nagu Jeesus. See on sinu eesmärk. Loomulikult salm 1 ja 2 kinnitavad, et me ei saa seda teha. Ja kui me eksime, eeskostja perfektne Jeesus aitab meid. Aga kui sa ütled, et sa oled temas, siis sa peaksid käima nii, nagu ta ütleb. Jeesus ütles enda kohta, ma olen tee, tõde ja elu. Ükski ei saa minna isa juurde muidu kui minu kaudu. Jeesus on see tõde ja me peame elama nii, nagu talle meeldib. Me peame elama talle meile päraselt. Kas oled kunagi läinud metsa ja sa otsid õunu? Metsas sa ei otsi õunu, sa lähed aeda, otsid õunu.
ja seal on üks roheline taim maas ja sa puudutad seda. Ai, kõrvetab, kõrvenõges, paha, ei ole õunu, see ei ole hea, sest see on nõges. Nõges ei ole õunapuu. Või sa lähed ja sa leiad nüüd mingi muu asja, sa leiad kastanimuna, see on palju okkaid on selle pea, sa hammustad, ai, see ei ole õun, see on paha. Ja Johannes ütleb, kui sa ütled, et sa oled õun, aga sa oled ogaline, kui sa ütled, et sa oled õun, aga sa kõrvetad, siis sa ei ole õun. See niimoodi on. Kui sa pead tema sõna, kui sa armastad tema seadust, siis oled järelikult maitsnud seda vabadust, sa oled maitsnud seda andestust, sa ei ole enam nendes kaevandustes, sa enam ei tööta seal söökaevanduses, sa oled vaba ja sa tõesti armastad teda nüüd. Miks sa nüüd, kui sa oled vaba laps, kui sa oled nüüd vaba inimene, miks sa nüüd läheksid kuningakojast tagasi tänavale prügikasti sööma? Sa ei läheks, sest sa oled maitsnud head toitu. Aga kui sa teed pattu, siis on ees kostja Jeesus, kes on õige. Ehk sa näed oma elus, et sa liigud Jeesuse poole, niimoodi sa pead tema käske, niimoodi sa elad nii, nagu talle meeldib, ja kui sa ei tee seda, sa parandad meil, nagu me nägime eelmine nädal, ja sa tead, et Jeesus su ees kostja aitab sind. Jeesus ütleb Johannese 14:15, kui te armastate mind, siis pidage minu käske. Jeesus ütleb Johannese 14:24, kes mind ei armasta, ei pea mu sõnu. Ja sõna, mida te kuulete, ei ole minu, vaid isa sõna, kes minu on saatnud. Kui sa armastad teda, siis sa pead tema käska. Ja ma olen rääkinud sellest Reneest mitu korda, aga ma korraks mainin Reneed jälle. Rene oli üks tänavamuusik, keda ma tundsin mitu aastat tagasi, ütles, ma armastan Jeesust. Bring, 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 bring. Väga tore mees oli ja siis küsid, Rene, kuidas sa elad? Ma elan selle mehega. Intiimselt. Ma teen kõik, mis ei sobi. Ja ma ütlesin, Rene, sa ei armasta isandat. Sa ütled, et sa armastad Jeesust, aga sa ei armasta. Rene, sa vihkad teda, sest sa vihkad tema seadusi. Rene ütles, ma armastan, aga oma elukoda näitas, ma vihkan. Me tunneme ära puu tema viljast. See ei tähenda, et sa oled perfektne, aga see tähendab, kui me vaatame sinu elu, 10 aasta jooksul me näeme, et isegi väikeste sammudena sa oled jõudnud rohkem ja rohkem pühitsuses kasvada. Ja täna ma ei ole täiuslik, aga ma olen rohkem nagu Jeesus kui 10 aastat tagasi. Ma olen andestavam, ma olen armastavam, ma pean tema käske rõõmsamini. Ja üks väike sõna, mis tekitab võib-olla selline heituvust, on see, et sa ei jõua sinna kuni, sa oled kirgastatud ehk Jeesusega. Aga nii kaua me elame tema austuseks. Seal oli üks mees, kes elas Ida-Aasias ja ta leidis sellel kultuuril oli niimoodi, et sa pidid ostma oma pruuti. Pidid pruudi hinda maksma. Ma ei tea, kas ma olen seda juttu rääkinud või mitte. Ja tavaliselt sain siin 1 või 2, võib-olla 3 lehme, kui ta oli hästi pärl. Aga üks mees leidis väga tagasihoidliku, mitte väga särava naise. Ja tema tõi 7 lehma. Ta tahtis seda naist, kes oli päris tagasihoidlik, mitte nii ilus, mitte küll isegi 3 lehmene naine, vaid 1 ja ta andis 7 lehma, et osta seda pruuti endale. Ja kõik naersid teda. Kuidas sa ostad? Nii, selline naine, 7 lehme. Aga see naine, kui ta oli ostatud 7 lehmega, ta oli kuulsus kogus linnas, kogu maal, et see oli 7 lehma naine. Kõik teadsid, et ta ei olnud tavaline, ta oli ülikallis. Võib-olla ta ei olnud kõige ilusam, aga ta oli ülikallis naine. Ja tead mis? See peegelus tema elus. Ta elas nagu 7 lehma naine. Ta oli väga tubli. Miks? Sest ta sai aru, mis ta väärtus oli. Ja kui sina kristlane saad aru, mis su väärtus on, et Jeesus armastab mind ja teeb mind uueks, siis sa hakkad elama nagu 7 lehma kristlane. Sest kui ta nii armastas mind, siis kuidas ma ei ela selle vääriliselt? Ja nüüd me armastame Jumalat, me peame tema käske ja teine asi, mis väljendub, on armastus teiste kristlaste vastu. See on see andestuse vili. Ta ütleb salmis 7-11. Armsad, käsk, millest ma kirjutan teile, ei ole uus, vaid on vana käsk, mis on teil olnud alguses peale. See vana käsk on sõna, mida te olete kuulnud. Kui taas käsk, millest ma nüüd kirjutan, on uus ning on õige tema sees ja teie sees, sest pimedus möödub ja tõeline valgus paistab juba. Paus.
uus, vana, aga see on uus, aga see on vana. Millest ta räägib siin? Tõenäoliselt see on see, et armastada üksteist. Jeesus ütleb, ma annan teile uut käsku, armastage üksteist. Ma arvan, et sellepärast ta ütleb, see on uus, sest Jeesus ütleb, see on uus, aga see on vana, sest see ei ole nagu täna. See oli aastaid tagasi. Ma arvan, et sellepärast ta ütleb seda. Mis tähendab seda, kui sa tõesti oled andestust maitsnud, siis see väljendub selles, kuidas sa pead Jumala käske, armastad Jumalat, aga see väljendub selles, kuidas sa armastad neid inimesi sinu ümber, kes on kristlasi kõige rohkem. Kuidas ma armastan kristlasi? Sest ta ütleb siin, pimedus möödub ja tõeline valgus paistab juba. See on motivatsioon. Te teate, et maailma lõpp, Jeesuse tagasitulek on lähemal nüüd kui 100 aastat tagasi. On ju nii? Mis tähendab seda, et kuna pimedus juba vaikselt hääbub, mis sinu motivatsioon on? Ma peaks tegutsema, sest Jeesus varsti tuleb. Ta muudab mind, ma mõtlen selle peale. 9. salm, kes ütleb ennesse olevat valguses, me vaatasime seda, et see oli tõe tundmine, aga siin ta ütleb, ja vihkab oma venda, on siiani pimeduses. Kes armastab oma venda, see püsib valguses ja ta ei ole pahanduseks. Kes aga vihkab oma venda, see on pimeduses ja kõnni pimeduses, ega ei tea, kuhu ta läheb, sest pimedus on sõgestanud tema silmad. See, kes vihkab teisi kristlasi elustiili poolest, ei ole järelikult kristlane. See on the point. See, kes istub sinu kõrval, kui ta on täna uskuja Jeesusesse, kui ta on tõesti Jeesuse järgija, on sinu vend või õde. Rohkem kui su ema, rohkem kui su laps, rohkem kui su sõber. Mis tähendab seda, et see inimene, kes on kristlane, ongi sinu pere. Te olete minu pere. Te näete väga teistmoodi välja kui minu lapsed, aga te olete minu pere. Ja mina olen teie pere. Me oleme kõik üks. See oli Jeesuse palve, et me kõik oleme üks, nagu ta on üks isaga. Mis tähendab seda, et sinu maine perekond on kingitus, naudi seda, kasuta seda isanda austuseks. Aga see ei ole sinu tõeline lõpuks pere. Sinu tõeline pere on kristlased. Sest mina ei veeda aega igavesti minu emaga taevas. Ma veedan teiega. Teie olete minu pere igavesti. Siin, seal kristlased on meie tõeline pere. Mis tähendab, et ma peaksin teid armastama, te peate mind armastama, üksteist armastama, sest kui sa ei armasta pidevalt teisi kristlasi, siis sina oled pimeduses. Huvitav debatt siin tekiks, kui palju ma pean siis noomima või välja kutsuma või vältima või muu ja Uus Testament annab kõik need reeglid ja parameetrid. Ma ütlen niimoodi, kui sa tead, et see inimene tõesti käib tões, ta on tõesti kristlane, siis see on su vend ja õde. Kui ta usub hereesiat ja mingi muu asi, mis on juba kõik kristlaskonnas keelatud, siis ta ei ole vend õde. Kui ta on kristlane, aga komistab mõnikord, nüüd me peame tõsiselt kaaluma, kas ta on siis nõges või õunapuu ja väga raske on. Aga siin Johannes ütleb, see tunned seda ära tema viljadest. Ja kui inimene ei armasta, vaid vihkab pidevalt oma vendiõdesid, siis ta on veel pimeduses. Ma tahan, et sa kujutad ette, et sa oled kuningriigis, võib-olla lastel on see natkene lihtsam pilt, nüüd sa oled kuningriigis ja rüütlid veel marsivad ringi linnas. Neil on suur vapp peal, see on kuninga vapp. Neil on suur kiiver peas ja kõik neid soomasrüüd ja suur vapp siin rinnas. Me oleme kuninga poolt, me oleme kuninga rüütlid. Ja nad on tõesti rüütlikud. Nad kaitsevad naisi ja lapsi ja orbusid ja lesknaisi. Nad on väga üllased või õilsed. Nad on väga tublid. Nii, nad on väga tublid. Ja sa saad aru, et nad peegeldavad kuningat. Nad on kuninga rüütlid. Siis järgmine päev sa näed ka kuninga rüütlid. Tal on kõik vappid ja ta läheb inimese juurde. Teilt ära, anna mulle õunu. Siis sul tekiks tõeline küsimus. Kas ta on pettis või tõeline rüütel? Sest ta ei käitu nii, nagu rüütel käituks. Ta ei käitu nii, nagu kuningas käitu. Jeesus ütleb, et me käituksime, või Johannes siin, et inimesed saaksid aru. Et me armastame teisi kristlasi, et me käitume hästi teiste kristlastega. See vabadus, see andestus, mis sul on nüüd sinu elus, peaks peegelduma selles, kuidas sa elad. Johannese eesmärk selles kirjas on see, et sa teaksid, et sul on igavene elu. Kristlane, kas sa armastad vendiõdesid? Kristlane, kas sa vihkad vendiõdesid? Kristlane, kas sa elad tema käskude järgi? Kristlane, kas sa väldid tema käske ja põlgad neid? See on südame katsumiskoht. Kui mulle ei meeli tema seadused ja mulle ei meeli väga kristlased, tõenäoliselt sa ei ole kristlane, sest see on tema pruut, nii kole, kui ta võib olla. See on tema pruut, mitte minu oma. See ei ole Kalle kogudus, see on Jeesuse Kristu. Iga kogudus on Jeesuse oma.
ostetud tema kalli verega. Kogu kristlaskond on Jeesuse pruut. Kas sulle ei meeli Jeesuse pruut? Kuule, Kalle, sulle on väga tore, kas sul naine üldse ei meeli? Mul on tõeline küsimus, kas sa üldse hoolid minust, et sa saad minu naise kohta? Me oleme üks liha. Ja kui me saame vihata Jeesuse pruuti, võib-olla me ei armasta Jeesust. Kui me armastame käske, kui me ei taha täita tema sõna, siis on tõeline küsimus. Ja sõbrad jälle, kui sa langed, kui sa kukud, kui sa patustad, sul on eeskostja Jeesus Kristus, kes on õige. See juhtub. Eesmärk täna ei ole see, et ole perfektne, vaid ela nii, nagu ta tahab. Ja kui sa kukud, palu andeks, su eeskostja kohtumajas seisab. Kinni makstud. Otsi varjupaiki tema juures. Ja ma lihtsalt tahan öelda niimoodi lõputuseks. Minu elus ma nägin seda niimoodi, kui ma sain kristlaseks, ma vihkasin oma isa, ta ei olnud kristlane, ma vihkasin oma isa, ma vihkasin palju inimesi, ma olin väga rassistlik, mul oli väga palju muid vead mu elus. Ja tead, mis on üks naljakamaid asju, mis juhtus minu elus? Kohe tahtsin andestada mu isale, suht kohe. Ma tahtsin, sest ma sain aru, et oi, mul on kõik patud andestatud, kuidas ma võin veel vihane olla teiste inimeste pärast, kui see on patustanud minu vastu. Kõik minu on kustutud, ära likvideeritud ja siin on minu isa. Kas on ainult natkene minu vastu teinud? Mitte nagu ma olen isanda vastu teinud, ma olen teinud liiga palju. Ja ma hakkasin armastama, aga üks väga naljakas koht oli see, et ma olin TIFis. Ja need, kes on TIFis Tartus käinud, näevad, et seal on väga palju mitte eestlasi. Ja mäletan, ma olin väga rassistlik. Kunagi, see on nii õudne mõelda tagasi selle peale, kui palju ma vihkasin. Ja siin ma sattun sisse. Mu vennad ja mu õed, ta on lihtsalt tõmmuvenn ja see on lihtsalt pruun ja sõde. Need on kõik minu pere. Need on minu pere. Ja imeline oli näha minu elus, et Jumal murdis kõik, nagu Efeslaste kirju ütleb, kõik need vainumüürid maha, et me oleme üks Kristuses nüüd. Vend ja õde, vaata oma elu. Kas sa armastad endi õdesid, teistmoodi vendi õdesid, tumedamaid, heledamaid, pikemaid, lühemaid, lärmakamaid, vaiksemaid. Kas sa armastad vendi õdesid, sest need on Kristuse omad. Ja kas sa armastad Jumalat ja pead tema käske. Ma lõpetan ainult ühe salmiga, see on Psalm 130 ja Psalm 4. Kuid isand, sinu käes on andeks and, et sind kardetaks. Palvetame.